Steven pani selle mingile uuele moodile, ma actually ei tea, kuidas seda heledamaks panna. Oota, mida? What? Tere kõigile, täna on laupäev 26. november. Kell on 11:19. Ma ärkasin nagu mingi 20 minutit tagasi. Ma olen diivani peal koos teekikesega. Üritan teleka käima seda. Laura, ütle tšau. Laura läheb juba, nad lähevad filmima Liselaga. Ma vlogin teile sellepärast, et oli reede ja ma olin lihtsalt, see kui nädal on nii raske olnud jälle, ma ei tea, mul kuidagi siis, kui ma üritasin enda kanaliga nii-öelda nagu comeback'id ja siis mul kool jäi veits nagu tahaplaanile ning et ma ei tea isegi, kas ma saan selleks nädalaks videot, ma ei usu, et see nädal tuleb mul video sellepärast, et ma peaksin ta filmima täna ja siis ühe ööga kinni nagu kokku kahetima, pluss mul on veel nii palju vaja õppida ning et ma võib-olla lihtsalt skipin, sest siis ma ei lae üles videot, mis on nagu mingi ülisuvakas vaata, sest mul on järgmist nädalaks ülihea video planeeritud. Maybe we'll do that, ma ei tea, vaatame. Täna arvatavasti Steven tuleb mingi aeg päeva poole. Pean Iilisega mingi aeg kokku saama, sest me ei näinud mu sünnipäeval, et just on sünnipäeva kingitas mulle. Ja siis, mõtlen, kas mul on veel meil life update. Yes, no. Ma ei tea, mul tulevad neid niimoodi nagu loomulikumalt kuidagi. Ma olin meile mingi 1,5 tundi kõnes ja nüüd ma olen jälle nii väsi. Mul on nagu unega probleemid, ma pole üldse piisavalt magada saanud. Ma arvan, et ma vaatan veel paar videot ja siis ma nagu ka enda ärkan üles ja siit lähen, teen endale kohvi ja nagu olen veits rohkem ärk välja hakkan ennast valmis panema, õnneks mingust on enam vähem. Ma panin küüned ka endale, need on nagu siukesed. Need ei ole liiga pikad, ehk ma saan nagu actually. Mõhed küüned on nii pikad, et ma ei isegi niimoodi teha. Ai, näed, ja siit juhtub ka vahest, et sul jäävad juuksed küünte taha kinni. Aga need on täpselt õige pikkusega Barbara kikistest sünnipäevaks mulle. Aga ma lähen teen kohvi ja siis veits, proovin veits rohkem nagu ärkvele olla. Ma vihkan nii väga, kuidas meie korteris nüüd, välja arvatud Laura toas, on tänu nagu sellepärast, et õues on pimeda. Nii pimed sa pead nagu otsima head valgust, nagu see on kuidagi sinine. Aga Laura tuba on niisugune, kus on nagu naturaalselt hea valgus, nii hea valgus, kui ma tahaksin. Aga teeme kohvi mulle, sest ma olen kuidagi nii unine ja kuidagi nagu... Teeme seda minu YouTube'i kappi. Veits kohvi ja siis helistame inimesed läbi. Mul on nii hea meel sellepärast, et mul ei ole selleks nädalavahetuseks actually mingit nagu suurt plaaniga. Nii, ma peaksin filmima järgmiseks nädalaks too. Aga yeah, there's that. Põhimõtteliselt ma saan Iilisega mingi kokku värki, siis mul on nagu actually nagu chill ja aega, mitte ei ole nii, et ma panen mingi ülivara ärkamine, ma saan actually magama, minu üle panen ka väga õnnelik. Ma realise'in, ma pole teile veel enda YouTube jacketit näidanud. Põhimõtteliselt, kui te followte mind Snapis, siis te olete juba näinud seda, aga meie YouTuberite kommuun / teatud ka nime all Greatly põhimõtteliselt tegi kingituse, mulle sünnipäeva kingituse ja kinkisid mulle YouTube jacketi. Oh gosh, ma ei vaataks seda. You see that YouTube logo? Yes! Ja oh god, ma ei ole seda veel nii palju jõudnud kanda, ma panin sama otsus selga, aga ma muidu olen lihtsalt nagu kodus olnud peale kooli ja nii, aga ma pole linna veel näinud. Ning et täna ma saan seda kanda, loodetavasti vaatame. Steve'ile väga meeldib seda, ma tean. Ühesõnaga, tahtsin teile seda näidata, see minu meelest nii cute ja läbi lihtsalt selle tassiga, kus ma saaksin nüüd halb see Insta-pildi koos nagu selle jacketi ja siis selle tassiga, mis Stevie kinkis. Aga nüüd ma arvan, et on õige aeg hakata mingi tegema värki sellepärast, et mu nägu vajab natuke rohkem nagu done-upimist. Ma pean kuristama, aga miks siin mingi asjad maas on? Steve pusansid, see on, miks see siin on? Vaadake lihtsalt eile nagu Maria, miks? It's bad. It's real bad. Finishisin nende meigiga, finishisin nende juustega. Issa, ma räägin jälle nii palju inglise keeles. Okei, ma üritan parandada seda. Ma lõpetasin nende meigi ja juustega. Ma olen kogu aeg kasutanud 2 foundationit, sellepärast et üks Revloni oma on hele, aga ta ei sobi tähesti, ta jääb kuidagi imelik mul nahal. Ja actually ma segan teda alati tumedamaks ja siis on okei kõik. Ja mul see tume otsadena, see oli nagu täiesti otsa ehk nagu ma täiesti nagu keerisin ta lahti värki. Ma olen minema poodi kindlalt seda osta, ma tegin täna selle elada, aga see näeb õnneks normaalne välja. Ma loodan, et ta näeb päris elus ka norm välja. Okei, väga mitte, aga no pole ollu. Nii, mul on lihtsalt see, et mul kaamera alati adjusti pära, kui mul on mingi valet foundation, mu kaamera alati teeb täna vähem ühtlaseks, nii et ma kunagi ei taju, kas ma päris elus küsika välja näen. Panin juuksid siia sidepone'isse, et nagu mingi ära koristada värki. Kell on 12:38 ja
ma ei tea, mida ma teen, ma tunnen just nii imelikult, sest ma pole harjunud sellega, et mul on nii palju nagu vaba aega värki, ma peaks arvatavasti koristama. Tuba on sassis. Ma praegu tegin Steveni musta dressika krohviseks. Nagu, kui ma panen peikimispuudrit, siis kõik, mis mu ümber läheb valge puudriga kokku. Sa ei saa seda kergelt maha, kõik mu riidid on sellega koos. Aga nagu Steveni must dressikas oli sinna, see oli täiesti must, siis ma olin nagu mingi ogaad, ma lihtsalt saan tappa, kui ma selle krohviseks teen. But I didn't. So. Ma ei tea, istun tegevusetult enda voodis, sest ma pole midagi paremat teha. Nii imelik tunne on. Nii imelik tunne. Aga ma tean, siin midagi läheb valesti välja, ma ei ole pannud ultale midagi. Paneme ultale ka midagi ja siis vaatame edasi. Kui Steve ise tuleb, see peab rääkima, mida ta mu kaameraga tegi, sest ma ei taju ikka veel seda. Ma ei taju nagu mis režiimi peal, like I don't know. Let's do some puder. Ja ma olen jälle uskumatult heast tööst on jälle. Nii. Update. Kell 14.22. Ma pole ikka veel midagi teinud. Ma olen jälle kodus olnud. Terve selle aja, kas nii on parem valgus või? Jah, oota. For sure. Pole mitte midagi teinud, olen kodus olnud. Reaalselt mitte midagi teinud. Nagu ma olen siin lihtsalt istunud nagu. Steven pidi kella 3-st olema. Ma ei jõudnud ennast eesi kokku saada, sest ta on kuskil sõbrannar. See on sõnaga väga confusing. Ma olen väga halba ajaplaneerija. See on üks asi, mida artasid ei teadnud, aga ma olen väga-väga halba ajaplaneerija. Ma arvan, et see on kõige nagu kohe moment või kõige varem hommikutest, mida ma kunagi vloginud olen. Nagu, jah, ühesõnaga mu kohe sealt on teha. Tere kõigile! Täna on 27. november 11.44 on kell ja eilsest mul on võib-olla mingi barely paar klippi. Asi oli see, ma eile peale viimast klippi ma dekoreetisin, mul tuli mingi dekoreetimistu, siis ma dekoreetisin terve enda mingi too ära ja siis ma mõtlesin, ma näitan teile nagu täna nagu päeva alguses. Aga selles mõttes kõige nagu varem, mis ma olen vloginud, et ma reaalselt ärkasin ülesse 10 minutit tagasi. Kandaks, et see vlog on nii halb olnud siiamaani, aga ma luban, et ma täna parandan ennast. Ma täna tõesti parandan ennast vlogimisega. Ma olen nagu nii off olnud vlogimiskeemilt, et ma nagu unustasin ära, kuidas vlogida ja siis ma hakkan teie näitada asju ja nii. Aga ma näitan teile siit kaugelt. Ma olen nii lazy, et ma ei jaksa püsti tõusta, aga vaadake seda seal. So cute, see kaust tegelikult ei veel ongi sinna, aga see on väga armas. Seal on mul mingid asjad. Siin on mul decorationid, seal on mul decorationid, seal on mul decorationid. Ja mul on poest vaja mingi kui šampooni ja värki ja mul on vaja fairylight'ega, mis ma tahtsin enda voodi kohale panna. Need annavad nii palju juurde nagu jõululikust ja värki. So there's that. Ootast nüüd lähen ärkan, lihtsalt teen fast coffee endale ja nagu hakkan suht ruttu funktsioneerima, you know. Tegin listi eest. Ma just tegin listi asjadest, mida mul vaja on ja nagu alati mul on vaja nii palju rohkem asju, kui ma nagu originally plaanisin. Ma just realisin, kui väga mul on tavalist musta pusa vaja. Mind hittis seili õhtul. Ma ei leidnud enda, nagu ma tahtsin ühte zipperiga pusa. Ma ei leidnud enda baby pinki, ehk ma panin Steveni musta pusa. Ja siis ma hittisin, kui väga ma tahtsin enda lüllipikat musta pusa, sest mul on reaalselt zipperitega pusadest on mul ainult mingid kirjud ja see baby roosa, aga baby roosa ei lähe iga väga. Ma leidsin selle reaalselt sealt voodi tagant nagu what do you mean. Ja mul on vaja veel retuusi ja mul on vaja mingid jumekat ja värki, sest mul on mitte ühtegi paar retuusi ka veel. It's funny, ning et lähme poodi. Ma tahaks tegelikult mingit kotti võtta või midagi millega minna. Sest mu baby roosa lihtsalt pusa, see lihtsalt ei lähe ikka kokku, nagu ma ei pane siia baby roost võtta, nagu ma tahtsin tavalist musta lihtsalt. Sorry for asking, you know. Mul see idee peal, kas sellest piisab, ma tegelikult tahaks mingi kotti võtta. Samas mul on vaja kaamera ka veel võtta. Man! Ma loodan, et äkki Laura võtab mingi kotti. Maybe. Yes, no, maybe, so. My outfit. Ma olen nende sokkidega, ma pean nende saapad panema. Kas sa mu saapad tuua või? Ja, jah, pikad. Väheme salliga siia juurde. Tegelikult mul oleks musta salliga vaja. See kotsuvel sul on nii hästi. Ja mul Laura on siis sellega, et näita neile tagant seda. Jee, ma laavin. Nagu täiesti basic must. Tegelikult see väga basic ei ole. No jaa, aga see on võrreldes minu omaga basic must. Sul on lastelilleline, ei ole. Kõik arvavad, et mul on originaal Timberlandid, but they're fake. See kõige nummi või ka jope. Kus see jope on? Mingi vana kas? Oota, ei ma tean küll, mis pood see on, aga mul ei tule meelde. Ta ei nummi jope, ma ei tea, kus see on. Mu teksad Cotterfieldist, mu pluus on Adist. See on nagu mega oversized jope. Ja jope või? Ja mu saapad, mis on kõige nummimad, on Rademarist. Ma luban, see karv on kõige pehmem. Ja kate on Itaaliast. I don't believe in humans, aga mina paneks I don't believe in boys. Laura, you are savage. So savage. See on minu outfit. Panen talle salli ja vaadake, kui cute'id need äärts. Lähme poodi. Tšau, Emma! Ma vihkan külma ilma lihtsalt nii väga, sellepärast et
mul on lihtsalt nii külm, ma vihkan külma ja ma nii väga südamest vihkan seda, mulle ei meeldi, kui on külm ilm nagu, miks peaks? Aga me jõuame Marokko kohe. Me oleme Marokos. Ja ma külmun ära, augad. Shopping siiani on väga edukas, ma sain väga palju asju. Ma sain H&M-ist nagu mingi padja. Ei, mitte H&M-ist. Hentexis saime ülijaluse beebiroosa padja ja siis seda halli, seda garlandit või neid karda või iganes saime, aga nüüd me lähme H&M-i, et mulle retuusi osta. Kõige oli see, et ma hoidsin käest kinni. Me ei hoia mitte kunagi käest kinni, siis ma hoidsin käest kinni, kui ma nagu mingi what is happening. Igal juhul ma näitan teile kõik, kui me koju jõuame. Poest tagasi, mu emps on ka siin. See okei. Ma ostsin juba, siis mu emps tahtis ka näha, mis ma ostsin, ehk ma näitan teile. Essana me käisime Hentexis ja mul ei olnud plaanis midagi osta, mis on halba. Ja ma sain sealt beebiroosa pehme padja, sest mul on nagu mingi ting, vaata nagu seal on ka nagu beebiroosad ja värki, seal läheb mu toa küll hästi kokku nendega, mis ma pärast ostsin, läheb küll hästi kokku. Katsu kui pehme. So soft. Ja ma käisin ka Kodu Extras ja ostsin sealt seda basic karda endale juurde, see oli järjest mingi 2 euro. Aga mul oli lihtsalt vaja ühe decorationi jaoks, nii et seda ostsin ka, see järjest mingi 2 euro, see padi oli. See padi oli mingi 10 euro ainult. Kimide padi, aga ma put it back. Siis käisin ma H&M-is, kus ma pidin ostma 2 paari retuuse, aga ma ostsin 1 paari retuuse. Tavalise musti, need on mingi 8-9 eurot ainult. Ma ei tea, kas ma ostsin õige suuruse tool, mingi et we'll see. Ja siis ma ostsin endale, Paula ära vihka mind palun, sest ma tean, et see on Paula signature thing, aga ma ostsin endale beebiroosa dressipüksid. See on nagu Paula thing, Paula kandis kogu aeg meid ja ma ei proovinud ühtegi nendest seriaak, ma pean neid pärast proovima ja seepärast ma hoidsin tšekid alles, et ma võib-olla pean minema vahetama suurust või midagi. Aga ma ostsin endale beebiroosa dressipüksid, sest mul on ainult ühed nagu naisid dressipüksid ja ma tahtsin midagi veel, mis oleks nagu veits korralikum ja sest need sinist on mul mega vanad ka juba. So there's that ja siis veel dressipüksid 20 euro, retuusid olid mingi 8-9 eurot. Tigerist, väga basic, ma ostsin need string light'e, mis lähevad mu selle hõbedase asjaga, mis ma ostsin kokku, need lähevad mu voodi kohale. Ja luust ostsin basic dry shampooni ja ma pidin jumestuskreemi ostma, aga ma oleks nii palju raha lihtsalt, ma mõtlesin, et ma teen enda selle heledamaga, mis mulle väga ei meeldi, aga ma teen sellega enda meigi ära lihtsalt. See on see basic kui šampoon, mis mul on enda beebelgi nõusta. Jah, ma laenan seda sult siis. Update, nüüd on nagu mingi tund ja pool hiljem, kell on nüüd 3:30 ja ma õppisin just ja ma sain väga palju just nagu tehtud. Ma ei saanud kõike päris tehtud, aga ma sain tehtud nii palju rohkem, kui ma arvasin, et ma actually on võimalik ära tegema. Ma õppisin, meil on füüsikas hästi keeruline kontrolltöö ja ma õppisin füüsikat reaalselt tund aega järjest, nii et ma ei saanud nagu mitte kordagi polnud distracted, nagu tund aega keskendusin ühele asjale, ma olen nii uhke, sest mul on olnud probleeme sellega, see on nagu üks see, millega ma struggle'in suht tihti, nagu keskendumine ühele asjale korraga. Sest ma ketin nagu distracted väga kergelt. Ma nagu vaatan seda enda loogidest, kui ma räägin ühest asjast ja ma räägin järsku teisest asjast, nagu see on halb. Aga ma tegin ka ühte teist geograafias seda esitluse asja, mida ma siin eile juba tegin. Ka mille üle ma olen uhke ja Moissi võtab mu peale 1,5 tunni pärast. Mu vanema vanaisa ei tulla ehk, ta võtab mu peale, me sõidame nende juurest läbi ja tuleme koju tagasi. Ja mul hakkab sünnipäev, ma näen välja siukene. Kõik mu kotid on still veel maas, ma tahan endale meigi enam-vähem normisoengu ja korrastada tuba ära. Ma ei kavatse veel kõiki decorationid üles panna, sest seda mardosti ei jõua. Aga voodi ikkagi strada, sest nagu külalised tulevad ja nii. Mul on nüüd täpselt 4 ja ma lõpetasin meiga, ma tegin nagu naturalima looki, kui ma isegi kooli kannan. Nagu, see on mingi ekstreemselt natural, ma isegi ei teinud ühtegi eyeshadow ega midagi, ma peab ripsmed läbi kammima. Ja ma facetabin Barbiga, ütled tšau, oota. Tšau. Ja ma pean midagi juustega tegema, though, sest ma ei tea. Need olid mul eile sirged, või nagu enam-vähem sirged ja ma magasin need lahtiselt, ehk need on mul veits nagu wave'id, aga ma olen vist veits kuivšampooni, siis üritan nendega midagi workida. Kell on nüüd 5 kohe ja ma lähen vanavanas juurde. Nad ise siia tulla, ehk ma läheme issiga sinna. Mul on selles sügene kampsun, mis on seepärast, ma väga laavin seda esimest detaili siin. Siis mul on sokid ja seljakott sellepärast, et mu issi seadistab seal mingid arvutit, ehk seal võib aega minna. Ja siis ma võtsin need arvuti kaasa, et ma saaksin arvutis samal ajal asju teha ning et ja, lähme, mul on väga kiire ning et ma olen Todosse. Siin me pole teiega väga ammu rääkinud, kell on nüüd 9. Oskar on siin, ütleb tšauki! Tšauki! Ja me tulime koju, me sõime kõik koos minu sünnipäeva puhul. Kuidas sulle need tuluksid meeldivad, Oskar? Ma ei näidetki teile, ma panin need tuluksid ja värki ülesse ja dekoretisin sealt poolt ka. Mingi imelikult tuleb. Ei ole, need on väga ilusad. Ja ma proovisin dressid, kui nüüd ma olen full roosa stress. Kas sul maitsis kook või? Sünnipäevatorti sõime või? Nii. Nad ei söö. Nad räägivad seal. Nad räägivad juttu, vaadake, me tegime pilliga mu roosa dressiga.
mis teed, Oskar? Cute. Update. Ma just realise'in, et ma ei tee enda päevaga õhtuga kell 6:30. Enam midagi ja et ma peaksin teiega ostast asjadest rääkima, sest mul on tunne, et mu vlogid on kogu aeg siuksed, kus ma kogu aeg teen midagi nii, aga ma ei ole väga saanud nagu rääkida ja nagu kui te mõtlete, sa räägid niikuinii kogu aeg nagu actually rääkida. Mul ei tulnud see nädal videot, teie jaoks eelmine nädal, siis see läheb loodetavasti esmaspäev ülesse. Ei tulnud videot ja ma olen nagu kuidagi, ma ei taha öelda ebaaktiivne nagu üldse kõikidel sotsiaalmeedia platvormidel, natukene ebaaktiivne olnud nii nagu minu Instagramis kui Snapis, nii nagu igal pool põhimõtteliselt. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahtsin teile teada anda, et nagu mul on lihtsalt praegu natuke raske. Hästi palju räägime, et osad mingi masas, siis oleksid nagu Renega lahku. Asi absoluutselt ei ole enam selles. Lihtsalt meil on koolis praegu väga keeruline ja mul läks vahepeal kooliga selles osas nagu halvasti. Ma üritasin hästi palju keskenduda videotel, aga mu kooli jäi nagu väga unarusse. Nii et ma üritan ennast kooliga nagu rööpasse saada jälle ja ma ootan väga uut aastat, et saada hakata uuesti videost ja muu hooga. Mul oli vahepeal lihtsalt siuke nagu segaduse moment, sest ma ei teadnud, kuhu ma tahan enda channeliga, kuhu poole või kuhu suunas, sest kui sa vaatad praegu mu kanalit, siis mul on nagu natukene kõike reaalselt, mul on reaalselt nagu nii paljudest erinevatest valdkondadest videosi. Nii et ma tahtsin nagu välja mõelda, kuhu poole ma sellega minna tahan ja ma olen, nii palju kui ma olen aru saanud, on see, et number 1, ma pole kindlalt sketšidega siukeste väga mingite issa ma ei oskas eesti keeles öelda, nagu siukest videot, kus on väga palju erinevaid stseene, kaadreid, nagu selles osas ma pole nagu nii osav või see pole nii väga siuke asi, mida mul teha nii väga meeldib. Aga samas mulle väga meeldib nagu kaameraga edasi rääkida, nagu istuda maha, teha mingeid nagu rääkimisvideosi rohkem ning et ma arvan, et ma teen neid natuke rohkem. Ma olen seda lihtsalt õppinud, kui ma teen seda, mis mulle meeldib, siis nagu tihtipeale meeldib see ka teile rohkem, sest siis ma nagu teen seda rohkem südamest. Ma ei tea, ma olen siukene inimene, kes lihtsalt minu nagu kuidagi loomuses on võtta kõike isiklikku. Ei, mitte isiklikult, aga võtta kõik omaks. For näiteks, kui meil on mingi draama kuskil ja see on kuidagi kellegi teisega seotud, siis ma võtan hästi kiiresti teiste probleemi enda omaks ja sellepärast ma olen ikka väga stressis olnud. Storytime, ma olin koolis ja ma hakkasin lihtsalt nutma. Kui ma selle välja ütlen, siis see kõlab nii nagu, kuidagi imelikult, aga mul tuleb täita nagu mu pere, täita nagu mu vlog family, nagu ma võiks rohkem rääkida nii-öelda tunnetest ja värki ka mitte lihtsalt olla rohkem nagu mingi lähen sinna, olen seal, mingi kõik on korras, kõik on happy. Sellepärast, et ma olin koolis ja mul lihtsalt viskasin üle, ma tahtsin inimega koju tulla, ma ei tahtnud sellele olla veel, kes nagu mul lihtsalt viskas väga üle ja ma hakkasin lihtsalt nutma stressist ja kõigest. Nii et mul oli vaja nagu aega maha võtta, kui ma tahan, et kõik hästi toimiks. Ning et seda ma olen viimasel ajal teinud ja valmistunud uueks aastaks uuel aastal tulevad duoga uued videod ja ärge nagu arvake, et mu main channel välja sureb kuidagi moodi, please. Minu ja Rene break-up on olnud ka väga suure luubi all, mis on jah, ma ei tea veel väga, ma ei tea, kuidas ma väga fiilin selle koha pealt, ma ei tea. See on üldse nagu kõik arvavad, et ma olen selle pärast mingi mases ja mingi hakkavad oma arvamust ütlema nagu ei, kõik, see on juba ammune teema, see isegi pole enam ühegi mu draamaga seotud. Ning et jah, aga ma olen väga õnnelik, et mul on väga head sõbrad, kes mind toetavad igas asjas ja kui mul on kurb olla või kui ma olen stressis või kui mul on üldse lihtsalt paha olla või kui ma ei tunne ennast nagu hästi nagu ükskõik mis moel, siis mul on väga head sõbrad, kes mind toetavad. Mul tuleb, ma ei ütle seda piisavalt siin kanalil, kui kallid mulle mu fännid actually on. Sest nad väga kallid mulle. Oih. Mul on midagi kaela peal, mis on mingi imelik. Ühesõnaga, jaa. See on minu väikene explanation teile, sest ma ei taha, et te arvaksite, et ma arvaksin, et on okei nii nagu vähe uploadida ja kuidagi nii nagu vähe pühendunud olla. Aga ma hakkan seda vlogi nüüd mingi aeg ehitada. Ma just vaatasin Viki vlogi. Viki, kui sa seda vaatad, siis ma laavin su vlogi ja ma olen nii uhke, et sa vlogi kanali tegid. Ja ka minult hakkab rohkem vlogid olema, ma luban teile ja rohkem põnevaid vloge. Sorry, et see vlog on tõesti natuke random olnud. Aga ma panin nende stringlight'id üles, ma laavin neid. Ma tõin sinna väikse selle asja ja siis siia seal on ka igasugused asju, ma näitan teile neid arvatavasti siis, kui see full finished on, siis ma nagu teen nagu väikseid room tour'i või midagi, I guess. Tänane päeva küsimus on, kommenteerige alla, mille üle te olete oma elus kõige rohkem tänulikum. Nagu, ma ei mõtle nagu üleüldiselt, sest üleüldiselt, kui siukest küsimus küsida, siis ongi nagu mingi alla, mingi et sul on katus peal või nagu basic ütles, et aga mille üle sa oled praegusel hetkel oma elus kõige rohkem tänulik? Mis sa arvad, et see on siin praegusel elus kõige rohkem, nagu praegusel hetkel elus? Ma arvan, et mul on kindla peale kõik mu sõbrad ja kõik, kes on mind toetanud kogu stressi ja kõigega diilida, mis on. Ma olen kõik väga tänulik kõigile. Aitäh teile. Mu lähedased sõbrad teavad kindlalt, nagu tunnevad ennast ära. Aga ka kõik teie, kes mu vloge vaatavad,
aga ka kõik teie, kes te mind vaatate, kes mind toetate, kes kõik fanpage'id, kõik need, see on lihtsalt nii tähtis ja niivõrd armas mulle. Ning et jaa, that's the update, ma ei taha seda kuidagi negatiivsel noodil kuidagi lõpetada, nagu kõik on hästi, läheb paremuse poole, ma lihtsalt vajan natuke aega, et asjad töötama saada. Seepärast ei tulnud ka see nädal videot, sest mul lihtsalt ei olnud aega ja ma ei taha samas kooli kuna asjata, siis ei ole midagi enam hästi. Ning et jaa, mul on siuke eriline komme, et kui mul nagu jutt hakkab jooksma või kui mul on mingi teema, millega nagu ma hakkan rääkima millestki, siis mul nagu tuleb järjest mõtteid pähe. Aga paar asja veel, fast ütlen teile. No mitte fast, aga ma üritan ruttu teha. Number 1. Ma lihtsalt väga hea nagu lause või fraasi, kuidas kokku võtta seda, miks ma olen nagu ära olnud. Ükski asi siin kanalil sotsiaalmeedias ei saa olla korras, kui minu endaga pole kõik korras. Ehk nagu ma arvan, et kõik olulisem on see, et ma saan kõik nagu korda nii nagu enda peas kui ka nagu enda mõttes. Ühesõnaga, et ma tean, mida ma tahan, ma tean, kuidas ma mida tahan. Ma tean, et kõik on korras ja siis ma saan tegeleda YouTube ja kõige sellega. Ja kõlab nii ebaloogilisest, aga ma mõtlen mõistete nagu none of this saab olla korras, kui mina ise pole korras. Ja praegu ma siis väita, et ma oleks 100% korras. Aga nagu ärge muretsema, kui pole midagi viga. Teine asi, mis fast ma siin öelda on, palun ärge judge'ige minu ja Rene break-up'e. Ma ei väida, et mulle kuidagi südamesse läheb, kui inimestega kirjutamise kohta. Ma ei väida, et mind keerib inimesed, kes heitjale saavad selle kohta. Lihtsalt ma tahan teile öelda, ärge seda kuidagi kurjalt võtke, ma tahan teile öelda, te polnud seal, te ei tea, mis juhtus. Inimesed hakkavad ütlema, et mul pole põhjustada maha jätta, sa isegi ei tea põhjust, mis juhtus. Ja ma ei usu, et ma seda nagu ka räägin, ise pole kuidagi halvaga, lihtsalt again. Mingi osa, mis on mulle privaatne ja please nagu proovige aru saada sellest. See ei ole kuidagi kuulanud, ma ei ole mad kellega peale. Kõik teie, kes saate aru, kes supportite mind, aitäh teile. Aga ma tegin Paidu endale või juba.